Augustikuu on kätte jõudnud ja maa hakkab vilja andma. Kartulimaa on meil kohati täies õies. Samas mõnel sordil on õite ilu juba möödas, aga see-eest on mullamugulad vaos juba üsna kenad. Kartulisordid, mis veel augustis õitsevad, võib vabalt liigitada heaks talvekartuliks. Nii see on, et mida kauem kartul maas on, seda paremini ta üle talve säilib. Praegu on täies õites veel näiteks Laura, mis on Rakvere restoranide üks lemmiksortidest. Afra, mis on meie endi lemmikpudrukartul, või Lilli ja Karolus, mis on huvitav oma värvilise koore poolest. Õites ilmailust on aga palju huvitavam praegu see, mis toimub vaos. Lähme vaatame. Üks varajastest sortidest on meil Red Lady, punase koorega. Teda oleme me juba palju aastaid kasvatanud ja jätkuvalt on ta meil üks lemmiksortidest. Vaatame, mis siis vaos on. Ühest pealsest sai paraja portsu retseptireede jaoks Red Lady't. Mis seal ikka, panin korvi ja retsepte katsetama. Saada sinagi oma retsept, et ka teised saaksid maitsta head kartulirooga. Sanibel ja Ranomi on sellel aastal meie põllul uustulnukad. Sanibel punase koorega on pigem jahune kartulisort. Seevastu Ranomi jällegi oma tüübilt ideaalne salatikartul. Selleks, et saaksid rahulikult üle vaadata ka kõik teised meie kartulisordid, mine meie kodulehele ja saa osa meie loost kartulipealinn.ee. Meie põllul jaguneb kartulisa 2 leeri. Toidukartulid 80% ja seemnekartulid 20%. Põllumajandusamet näeb ette, et kui sa tahad kasvatada seemnekartulit, siis selleks peab iga seemnepõld saama põldtunnustaja poolt heakskiidu. Ja et saada kvaliteetset kartuliseemet, siis see nõuab natuke tööd. See ei ole päris nii, et paned kartuli maha, võtad sügisel üles ja kõik on okei. Et on olemas kahjureid, haigusi, mis siis vähendavad kartuli kvaliteeti. Meie siis ehk Põllumajandusameti ülesanne on koostöös seemnekartuli kasvatajatega tagada parim seemne kvaliteet ehk siis kontrollida kahjustajaid ja haiguseid põllul. Hetkel olen ma siis põllukontrollis, vaatan, et ei oleks viiruseid sees, et ei oleks varrepõletikku ja et ei oleks ka lehemädanikku nii palju. Tunnustada ei saa, kui lehemädanikku kõik lehed ära hävitanud. See on ka ilus roheline, eks üksikuid viiruseid ikka on, aga see on paratamatu, sest et loodus kasvab, seal kasvavad ka viirused ja kõik muud. Kui heakskiit on saadud, liidame seemnekartulil pealsed maha. Seda ikka selleks, et seemnekartul ei saaks kasvada liig suureks. Meie kartulil on põllul aega kasvada umbes 6 aega veel. Küll aga nägime, et mullamugulad on põllul juba täitsa olemas. Nii et kui on kartulisoovi, siis simunast juba saab. Augusti lõpus alustame seemnekartuli koristusega. Septembris jääb toidukartuli koristus. Ootame põnevusega. Seniks parimad tervitused Simuna kandist.